Hello! Ma unustan tavaliselt videotele lõppu filmida, aga seekord unustasime alguse filmida. Nii tore. Igatahes, see video on tegelikult filmitud sügisel, ehk siis ma filmin seda algust praegu mingi 3-4 kuud hiljem. Ja õues on nagu talv. Ja kohe, kui see video algab, siis te näete, et ma mingi kekslen ringi seal õhukeste riietega. Nagu te sellest pealkirjast juba näete ja sellest introst ja miks ma üldse seletan seda algust? Te juba teate, mis videos on. Igatahes ma recreate'in taas elustan oma ema 90ndate outfit'e, mis olid mega ägedad. Nii et hakkame pihta. Me lähme maale kohe ja seal võib nagu actually olla neid vanu riideid, mis nende piltide peal actually on. Sest praegu mul on nagu üks täiesti samasugune riietusese, mis mu emal oli seal piltide peal. Also mega imelik on mõelda, et nagu meie vanematel oli enne meid elu. Vaadake, siin on siuke trepi asjandus. Reaalselt see nagu... See on mega järsk. Siin on siuke low-key muuseum ka. Kõik vanad asjad on siia. Oh my god, see on täiega õudne. Või siin on kõik vanad asjad kokku korjatud. See on lemmar. Vaadake, kui õudne see asi on. Nagu ma olen terve elu kartnud seda. Nagu sa saad... Ma isegi ei tea, kas see on mingi vanaaegne käpiknukk või? Okei, vaata. Let me try it. See ei liigu väga. Esimene outfit on siis selline ja ma üritan recreate'ida neid pilte. Ja järgmine outfit, või noh, siin on nagu main asi, need prillid, I guess. Ja see kampsun on punane, aga nagu roosa is close enough. So, let's do it. Also, mul ei ole mingi krõbina karpi, nii et nagu see on close enough, I guess. Järgmine outfit on siis selline ja sellega on sellised pildid. Ja selle viimase me teeme prolli öösel või noh, pimedama poole õues. Ja järgmine outfit. No nii, järgmine outfit. Ma olen nagu üpris kindel, et ma kandsin sellist outfit'i suvel. Ja nagu siin on väga läbipaistav kott. Siin on siis see pilt, mida ma recreate'in selle outfitiga. Ja let's go. Õues on mingi next level külm, nii et ma ei saa seda akent lahti teha, aga nagu close enough, I guess. Ja ma istun selle laua peale. Nii, close enough. Siis järgmisena on outfit, mida ma kannan põmpst iga päev koolis. Või noh, see on close enough sellele. So let's do it. Nii, järgmine outfit on siis selline, aga tal on see, issa ma püksid kukuvad alla, aga tal on see jakk nagu veits cropped, nagu crop top. Nii et ma prolli kuidagi üritan niimoodi olla. Appi õues on nii külm, aga let's do it. Are you kidding me? Külm where? Okay, thank you. Nii, ma arvan, et see tee on prolli siuke close enough. See pole küll meri, aga nagu see on siuke lagendik. Ma pean siin nurgas olema. Kas ma olen nurgas? Jah. Nüüd võiks tuul olla, sest tal on tuul näos. Vaata, siis ma pidin selle nagu kroppima. One eternity later. Close enough. Hakkame pildistama. Nüüd olen teises kohas. No tervist, on kätte jõudnud õhtu ja me lähme filmime nüüd 2 viimast outfit'i
mis on sellised öö-outfitid ja oota, enne kui valgus ära läheb, mul on seljas seesama outfit, mis oli sellel pildil ja siis siuke close enough jakk üritasin leida oma kapist. Ja kuna õues on kinda külm, siis fashion is my passion, nii et nagu issand, mul on mingi sarv peas. Anyway, viimane outfit ja selles outfitis on siis nagu actual seesama, täpselt sama riietusese. See on see siukene sportsbra, see näeb välja nagu särk selle pildi peal. Aga see on sportsbra ja nagu see on ainuke OG asi selles videos. Let's lähme otsime siis mingi locationi. Mul kahjuks ei olnud nii ägedaid tosse kui mu emal, nii et nagu pidin oma basic ass vansit panema. Aga close enough, close enough. Aitäh, et vaatasite ja likeige, subscribe'ige ja kommenteerige alla, milliseid videoid te näha tahaksite, kas nagu mingi vloge, selliseid challenge kind of videoid või ma ei tea, mida iganes. Ja täiega fun oli teha seda videot, sest mu emal oli 90-ndatel selline stiil nagu mul praegu põhimõtteliselt, nagu ma kannaksin kõiki neid riideid, aga kahjuks need ei ole säilinud. Ruud, aga aitäh, et vaatasite veel kord ja näeme juba järgmises videos. Bye!